korvpallisõbrad, suve lõppakord on augustikuu näol kätte jõudnud ning selle raames hakkavad teieni jõudma rahvuskoondise kontrollmängud, kuna Euroopa meistrivõistluste finaalturniir on algamas nüüd siis juba vähem kui kuu aja pärast. Meestekoondis alustab oma kontrollmängude tsüklit kohe korraliku Pähkli vastu, kui oleme telepildiga Leedus mereäärses Klaipedas, et vastu astuda kolmekordsele Euroopa meistrile Leedu rahvuskoondisele ja suurimad staarid jäävad võõrustajate pooled Joonas Valanciunase ja Domantas Sabonis näol küll täna veel eemale, kuid vaatamata sellele on tänagi hulganisti kvaliteeti vastaste näol väljakule tulemas. Siin uhkes Telia Maja korvpallistuudios enda kõrval hea meel tervitada kaugelt tulnud mängumeest Kristo Saaget. Ja tere õhtus ka minu poolt. Korralik proovikivi, Kristo, kohe nüüd pärast seda võib öelda ebaõnnestunud valikmängude akent, sest et Leedul on 2-aastasest ajast meiega korralikult arveid klaarida. Ja tahtsin just sama asjani jõuda, et viimati me ju Saku Suurhallis seda mängu ka kommenteerisime koos ja see oli päris mõru pill ja pärast oli väga sapist tagasisidet sealt Leedu meediast ja nüüd täna ikkagi tahetakse need asjad paika panna, et siin mingit alastust täna ei tule. Aga kuulame hümnid ära ja siis tuleme juba juttudega tagasi. Ja nagu näete, siis Leedu telerežissöör on kenasti kõik suurimad staarid ka üles leidnud, nagu öeldud. NBA mehed Joonas Valanciunas, Domantas Sabonis täna veel tsiviilriietuses, lisaks on puuda ka Mindaugas Kuzminskas ja nüüd juba Leedu koondise karjääri lõpetanud Joonas Matjulis siis oli ka VIP-sektoris seda kontrollmängu vaatama tulnud, aga kui tulla veel siis 2 aastat taguse aja juurde, kui Saku Suurhallis Balti keti karikaturniiril eelkõige Gerg Riisaviske kontserdi abil mälestusväärse 92-85 võidu võtnud mängu juurde tagasi tulla, siis kindlasti leedukatel see häbi on veel meeles, olgugi et 2 aastat on mööda läinud. Seda kindlasti tuletati meelde neile ennem, kui need mängud kokku lepiti ja hea meelega selles mõttes Eestiga taheti mängida ja koduväljakul ma arvan, et need asjad nüüd paika panna, aga meie jaoks muidugi ka väga hea mäng Eesti vaates, et ennem kui me sinna Itaaliasse lähme, saame ikkagi tugevamatega ka siin korralikult müdistada ja läheb see mäng, kuidas läheb, aga õppida on sealt palju. Ja meie poolelt siis ka puudu jäid haigusega jäi koju Henri Trell ja Leetu sõitis küll kaasa meie põhikeskmängija Maik-Kalev Kotsar, kes siis äsja sõlmis Euroliiga klubiga Baskonia 2-aastase lepingu, aga temagi siis reisi vältel haigestus ja tema saadeti Tallinnasse tagasi, nii et olulisi puudujaid meilgi. Ja, aga see võib-olla ei olegi kõige halvem variant, ütleme, et Maik siin praegast kõrval jääb, et saab selle Nurgari ja Tassi siis ka ikkagi korralikult prooli vanna, et muidu neid minuteid võib-olla nii palju ei jagu ja see on see koht, kus praegu proovida peatreener Jukka Tõialal. Ja nagu öeldud, olgugi et ka leedukatel NBA mehi on puudu, siis kvaliteeti on päris kõvasti
ja on teada meil ka juba algkoosseisud. Leedu alustab siis mängujuhi koha peal Rokas Jokubaitis, lisaks tuleb äsja Panathinaikosega lepingu sõlminud Marius Grigonis, number 3 koha peal Arnas Butkevitšus ja korvi all siis Egirda Šukauskas ja Laurina Spirutis, kes siis tuleb tagasi Hispaania kõrgliigast ja läheb siis taas Žalgirise rivistusse. Ka meie esiviisik on teada: Gerg Riisa, Kristjan Kullamäe, Sander Raieste, Siim Sõdervene, Rauno Nurger. Mis kostad? No huvitav on vaadata, et mis Kriisa nüüd siis seal endale juurde on õppinud seal Arizonas, et see on ikkagi teine mäng siin, ma arvan, Euroopas kui seal Ameerika lombi taga, et seda saab põnev olema siin nii meil kui televaatajal vaadata, et vana sõbra Jokubaitisega koos nad ju Žalgiris asju ajasid ja nüüd üks mees siin paneb Barcelonas ja teine siis Arizonas, et vaatame, kuidas see vahekord on siis. Ja Eesti rahvuskoondisel täna siis üles antud 14 mängijat ja küsisin siis üle ka võistkonna managerilt Raido Roosilt ja andis siis mõista, et kõiki 14 meest on siis Jukka Toialal, Eesti rahvuskoondise peatreeneril, võimalik tänases kohtumises kasutada. Leedukad on üles andnud ikkagi 12 mängumeest, nii et selles osas meil seda materjali kvantiteedi mõttes on pingil täna kõvasti. Sa kohe nii negatiivselt kvantiteedi, ma arvan ikka kvaliteedi mõttes, et no need on meie parimad pojad hetkel ja nendega peame hakkama saama, et 14 vaevalt, et Jukka siin 14-ga üritab kohe mängida, et ikkagi pühapäeval mängitakse sama vastasega veel korra, et võib-olla siis proovitakse mingeid teisi asju, aga no seis hakkab ikkagi 0-0-ist, et vaatame, kes siis praegusel hetkel millises vormis on. 45-aastane Leedu koondise peatreener Kazis Maksvitis siis on oma esimesed mängud juba Leedu koondises kirja saanud ja uuest hooajast siis on juhendamas Kaunas Žalgirise meeskonda. Žalgiris tegelikult juhendas juba hooaja lõpus, kui siis Žalgiris üle pika aja jäi Leedu meistrivõistluste finaalseeriast välja. Tänased kohtunikud tulevad siis võõrustajate poolt: Kiitis Viljus, Kvidas Kvedvilas ja kolmas mees siis ka lipsas siit kiiret ekraanigraafika näol teie eest läbi. Aga kindlasti saab olema huvitav näha ka seda Leedu rahvuskoondise nüüd teekonda sinna Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, sest nagu me teame, viimane EM ja viimane MM on tegelikult see nendel meestel ikkagi seni läinud aia taha. No kõige positiivsemates toonides pole läinud ja kõvasti siin ikkagi on suuremad staarid pole kohale tulnud ja teine ešelon pole ikkagi neid mänge ära suutnud võita, mis siin on olnud vaja, et isegi näiteks EM-ile peale saada, et see on päris nukker nende jaoks. Ja kui me nüüd tuleme veidi ajast tagasi, siis üle noa tera ju teenisid tegelikult leedukad selle EM-pileti ja edasipääseja selgus siis Taaniga otsustavas mängus, kus siis võideti napilt 1 punktiga ja mäletame, et Mantas Kalnietis siis blokeeris 7 sekundit enne lõpusireeni taanlase vähiviske ja ikkagi väga napilt Leedu Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile jõudis, aga see on juba ajalugu. Ja nüüd siis juba algkoosseisud on väljakule tulnud, nagu öeldud, meie poolt Gerg Riisa, Kristjan Kullamäe, Sander Raieste, Siim Sõdervene ja Rauno Nurger, nii et hakkame vaatama. Nagu me mäletame, siis viimane valikmängude aken ikkagi Eesti koondisel läks üsna nihu, kui kaotasime kindlalt kodus Saksamaale, võõrsil Iisraelile. Nüüd on mehed saanud individuaalselt põhja laduda ja ka meeskondlikke trenne veidi teha. Kas pilt on läinud paremaks, seda näitab meile juba tänane kohtumine. Aga siit Leedu saab siis hüppepalli näol esimese rünnaku ja vanad sõbrad Rokas Jokubaitis ja Gerg Riisa saavad kohe siin mängu alguses väljakul kokku ja ma usun, et see sõprus saab olema vastastikune ja ka teisel pool väljakut jäävad need vastasseisud samaks. No tõenäoliselt, et Leedu sai palli kohe ja agressiivselt siin Vene jäi natuke kohe hiljaks, siin tahtis, et Kriisa läheks alt, aga vaatame, kuidas see Kriisa kaitsemäng nüüd on, siis teada ju pärast ju Ameerikas väga sellele rõhku ei panda ja rohkem rünnakule, aga nüüd väga kergelt tõstab Grigonis esimesed 2 punkti ära. Euroliiga mehed siis, kui nii võib öelda omavahel, hetkel Raieste jääb ikkagi kaitses Grigonisega hätta ja Leedu läheb 2-0 seda kodukohtumist juhtima. Siim Sõdervene üritab vastata kaugviskega, see läheb mööda, aga ründelaud esimene tuleb meile siit mängust. Ja Gerg Riisa vastu viga, selle teeb Arnas Butkevitšus, kes siis tõmbab ka uuest hooajast selga Žalgirise särgi, olgugi et on pikalt enne seda mänginud Vilniuse Lietuvas Riitases ja Riitasega tuli siis sel kevadel ka Leedu meistriks. No saab nüüd oma võimaluse siis Žalgiris otsib ka. Maksvitis ikkagi Leedus on niivõrd kõva nimi, et need mängijad tulevad, et eks ta on palju neid noortekoondistes nende mängijatega olnud ja nüüd ikkagi saab neid ka tõmmata Žalgirisse. Ja Butkevitšus on selles osas huvitav nimi, et mees pole siis oma senise karjääri jooksul vanus 29 eluaastat kordagi mänginud väljaspool Leedut.
aga nagu näeme hetkel Leedu rahvuskoondise algviisikus. Aga lähme edasi, Raieste paneb küljeaudist palli mängu, Nurger. Ja Nurger Tass saavad siis täna ilmselt suurema koormuse, kui Maik-Kalev Kotsar on haigestunud ja juba tagasi Eestisse sõitnud. Raieste esimene kaugise läheb selgelt mööda. Saame siit järjekordse ründelaua, mis on siis tänases kohtumises meile juba teine ja Siim-Sõder Vene võtab Laurina Spirutiselt välja vabavisked. Hästi mängumehe tarkusega tõstis Spirutis üles ja võttis sealt 2 vabaviset välja. Nii et Siim-Sõder Venel võimalik siis täna Eesti punktiskoor avada, kus Minskasel, Valantšunasel juttu jätkub kauemaks ja siin siis treenerite brigaad, kes Tutis Kemzura ja Zibenas, kes siis Ritasega tuligi Leedu meistriks. Mäletame teda ju ka Petse Kalev Cramost, Donald Oskairise kõrval. Ja siin eetriväliselt kahekesti vaatasime, et Leedu treenerite või staffil ikka seda manti on, et 17 nime oli kirjas, kes seal asju ajavad, et need mehed saaks oma tööd professionaalselt teha. Just, ja meil siis vastu panna 9, ehk siis Leedu rahvuskoondise staff on sisuliselt siis topet, nii et ilmselt ka kõik vaatajad saavad aru, mis mastaapidest ja võrdlusest me hetkel räägime. Aga Siim-Sõder Vene siis 2-1 ikkagi kukutab ära, nii et punktiarve meie koondisel avatud. Grigonis, Butkevitšus, Spirutis ja see on natukene liiga lihtne ja Leedu pääseb siit 3-ga juhtima. Natukene jäi siin praegast Kristjan Kullamäe hiljaks abiga, aga muidu julgelt astus välja Rauno Nurger, aga hästi sööts ikka leedukad. Raieste ja seal Jokubaitis on kriisad taga ajamas. Pikemat rünnakut Eesti on harutamas, 8 sekundit rünnakut mängida ja Kerri lähivise läheb nüüd täitsa mööda ja nüüd on vaja kiiresti kaitses tagasi jõuda. Kas leedukad karistavad Šukauskase 3 ja keerab rõngast meie õnneks välja, sest et oli päris hea positsioon praegu leedukal kätte saadud. Šukauskas oli see mees, kes siis Permis mängis koos peatreeneri Max Viitisega, jah? Just täpselt, nii et tundub, et Šukauskas on ikkagi Max Viitise jaoks korralik usaldusisik ja täna ka siis koosseisu edutatud on. Teine vise Šukauskaselt ja nüüd on leedukas tabav ja 6-1 siis kodumeeskond on läinud seda kohtumist juhtima. Ja Šukauskas siis, kui sellest mehest veel rääkida, hakkab mängima uuel hooajal Leedu nii-öelda uues kõrgliiga klubis, kus on siis korralik raha taha tulnud. Kui siin Siim-Sõder Vene lähivise samuti ebatäpne ja meil on kohe alguses, võib öelda, ikkagi leedukate vastu läinud üsna raskeks nii rünnakul kui kaitses. Hästi leedukad jõuavad ette, eks neil seda pikkust on ka ja meil on ikkagi päris raskeks need viskeolukorrad tehtud. No nii, Siim-Sõder Vene on jäänud nüüd seal Pirutise selja taha, pikkust leedukal 2-13 ja siit õigeaegne viga. Vähemalt ära tuleb. Appelleerib siin küll jooksul, aga ja kui see Siim-Sandri viga oli, kas siin juba teine talve? 2 viga igatahes on ja nagu näete, ekraanigraafika sinu juttu ka kinnitab, ehk siis Siim-Sõder Vene juba praegu 2 veaga, vaatame, kas Jukka Toiala kohe ka reageerib ja tõstab sealt kellegi pingilt mängu. Aga otsaudist Rokas Jokubaitis palli mängu panemas. Grigonis ja värske leping siis Panathinaikosega suutis ikkagi ennast kuidagi CSKA-st lahti saada. Siit 2 mehe vahet Grigonis osavalt läbi, Butkevitšus on vasakul äärel täiesti ihuüksi ja ei ole hea praegu see seis meil kaitses, sest et sisuliselt 2,5 minutiga 9 silma on Leedul juba kirjas. Ja need korvid on kõik ikkagi täitsa lahti riietatud Eesti kaitse, et ka Saksamaaga mäng, mida ma käisin vaatamas, et seal nagu erilist muljet see Eesti kaitse ei jätnud, et kuidagi kergelt tuli sakslastele, meil jälle raskelt. Nurger Pirutise vastu, no see on korralik pähkel, mida pureda. Nurger ilusti mängib tegelikult parema käega sealt poolhaugi näol ennast viskele, aga vaevaliselt ja mängust ei ole me veel siis seni suutnud skoori teha, kui vaid see 1 Siim-Sõder Vene vabavise on meil tablool kirjas. Ja kas Jokubaitis paneb sealt paremast nurgast veel ühe haamri, õnneks see jääb nüüd täitsa lühikeseks, aga taas oli kuidagi meie kaitse ülimalt kergelt lahti riietatud. Nurger, Kriisa. Hädasti oleks nüüd vaja meest, kes tõmbaks meil ka veidi selle rünnaku käima, aga siit tuleb hoopis palli kaotus, kui Butkevitšus võtab puhtalt Raiestelt palli ära ja Jokubaitis paneb teise viske mööda ja no see oli nüüd ikkagi tunduvalt kergem juba. Vene ja nüüd on väga lahtiseks see üritus läinud. Hästi Rauno, hästi klaaris ära lauas selle, aga no Siim-Sõder Vene võttis sealt vaba viske emotsiooni pealt, et pool kiiresteks ja need on need kohad, kus endale see tunnetus kätte saada selleks Itaalia EM-iks. Jokubaitis ja Virutisega seal kokku mängitakse ja tuleb jooks leedukale, nii et Jokubaitise viimane, ütleme siis 30 sekundit kuni minut on olnud küll väga õnnetutes toonides. No kohtunik aitas välja hetkel, et Pirutise täiesti vaba korvi all, aga õnneks Jokubaitis tegi ennem jooksu ära.
ja tuleb Gregor Hermet ja ma usun, et 2 veaga Siim-Sõder Vene ilmselt oli ka see, kes siit pingile nüüd ära läks. Ei, hoopis Rauno Nurger. Nii et, aga võib-olla tuli sealt tass ka. Kohe oleme targemad. Kohe oleme targemad, kui veidi alla 4 minuti on mängitud esimest veerandaega ja toob siis Max Viitis Lukas Lekavitsuse. No Kerril kergemaks ei läinud ja tuli ka tass, ja tass on ka väljakul, nii et, aga Vene jäi siiski, et vahetas siis Raieste välja. Just täpselt. Ja tagaliin jääb meil siis hetkel samaks. Leidsime. Need 2 punkti loetakse ära, lõi vasta lauda, jah. Hästi praegu pall liikus ja Siim-Sander Vene kohe nägi seda ebavõrdset vahetust ja pall liikus kiiresti korvi alla Hermetile. Hermet siis uuel hooajal Poola kõrgliiga mees, nimelt Lublini meeskonnas siis hakkab pallima. Vahetas Gregor siin alles hiljuti agenti ja kohe siis lätlasest agendi näol tuli ka tulemus. Kui pärast Kalev Cramo hooaega sai lepingu Poolas, Grigonis paneb 3 sässaks ja leedukad üritavad päästa. Nüüd on meil veidi vabamat väljakut siin võtta, aga Krisa laseb enda vastu ikkagi Lekavitsusel vea ära teha. Ja see on leedukatele meeskondlikult 3. Esimene olukord lasti edasi mängida, aga teine kohtunikud ikkagi peatsid. Nii et siit küll jaudis siis saame jätkata 4-punktilises kaotusseisus. Ja tundub, et sellisest suuremast esimesest ehmatusest oleme nüüd vast ikkagi meeskondlikult üle saanud. Krisa ja nüüd siis Lekavitsus, kes Jokupaitise välja vahetas, on Kerri peale kaitsesse pandud. Kullamäe tassiga. Saab ka oma esimese viske nüüd teha, aga ei tabanud, et tahtsin just tuua, et kas nüüd Kullamäe saab rohkem viskeid võtta, kui ta mängib number 2 positsiooni peale, aga selle esimene vise üle 4,5 minutili mängitud. No nii, tuttavaid nägusid Tadas Sederkeskis, siis Baskonia päevadelt Sander Raieste klubikaaslane on tulnud väljakule ja kohe leiab teiselt äärelt hästi Arnas Butkevitsuse ja 3 silma taas Leedule juurde. Ja kõigepealt muidugi leitakse sealt Žukauskas ja Žukauskase kaudu see pall sinna teise nurka jõuab. No see näitab, et meestel ikkagi on ja Krisa võtab nüüd viske ja saab 3 vaba viset. Et Kjevitsu käes kätte, aga see näitab, kuidas Leedul ikkagi mehed liiguvad ja see korvi, no ütleme rünnakul see spacing ja asetus on ikka nii õige, et silmad kinni võivad sööta sinna nendele meestele. Ja 20-aastane Ger Krisa siis on minemas vabaviski joonele, samal ajal Leedu tuleb väljakule Kitis Masjulis. Ja Ger siis on Leedu korvpalliga vägagi tuttav aastatel 2018–2020 siis Kaunase Žalgirise süsteemis. Ja pärast seda siis nüüd juba teist hooaega lõpetas Arizona ülikoolis ja sel hooajal siis täitsa viisakad numbrid, 30 minutit keskselt mänguaega, 9,7 punkti, 4,7 söötu siis Ameerika üliõpilasliiga kõrgeimas divisionis. Et siin välisel vaatusel võib vaadata, et luude peale liha on tulnud küll ja küll seal Ameerikas. Ja Ger hetkel vabaviskeid sisse on ka viskamas ja see vabaviske protsent Geril ikkagi on ka üsna korralik olnud ja siit kõik 3 lähevad, nii et töö korralikult tehtud ja saab puhkama ära. Ja Märt Rosenthal siis ei tule hetkel Sten Sokku, vaid tuleb hoopis Märt Rosenthal, kellel oli siin probleeme põlvedega või pigem võib öelda põlvega, aga nüüd nagu Märt ka siin ühes intervjuus mainis, need probleemid on seljatatud ja peaks mees olema 100% valmis koondist aitama. Ja siin Eesti saab nüüd Märdiga survet hakata peale, et ainult 2 võistkondade viga, kui leedukatel on juba vead täis. Lekavitsus. Ja sinna üles Sederkerski sellesse pall läheb ja no kontrollmäng on ikkagi kontrollmäng ja siin leedukad ka juba mitmendat korda üsna kergetes olukordades eksivad. See pall oli meil vaja kätte saada, aga ikkagi leedukad suutsid selle lükata omade kätte ja Lekavitsus oli täiesti vabalt visata, aga ära ei pannud. No Sederkerskis on siuke Baskonia päevilt juba kõva võitleja No tegelikult ma olen siin korraliku kala maha pannud. Kohe näha, et pikalt on rooste peal olnud. Jube Sederkerskise moodi on see mees küll, aga see mees on hoopis Martina Setšodas, Riitase mees. Ja tõesti jube sarnane, aga jah, vabandused ja parandused, et ei ole see otse loomulikult mitte Tadas Sederkeskis, kes ka tegelikult Leedu koondise kandidaatide hulka sel suvel kuulub, vaid Riitase mees Setšodas siis numbri all 14. Lootsin, et Kristo mind parandab, aga... Ajasid mulle ka kärbsed pähe, et no mul jäi arvuti... No sina jäid vähemalt uskuma, ilmselt 80% korvpallisõpradest ei jäänud, aga vähemalt sina jäid, nii et ära petsin. Aga lähme mänguga edasi, Rosenthal toob Eesti taas rünnakule, 4-punktilises kaotusseisus ja ikkagi pressib korralikult ja seesama Etšodas ja nüüd juba sealt tuleb ka korralikult ülevalt alla, nii et Riitase mees näitab Klaipeda publikule ka siit silmailu ja time out tuleb, mulle tundub nüüd Jukka Toiala poolelt, nii et me käime ära tänase mängu esimese reklaamipausi.
Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Eesti rahvuskoondise võib öelda, et esimene kontrollmäng siis veidi vähem kui kuu aega enne Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri algust. 14-8 on Klaipedas peetava mängu esimesel veerandajal läinud Leedu seda mängu juhtima. Ja hädas oleme rünnakul, võiks peaasjalikult öelda. Hetkel visked siis 10-2, kui Janari Jõesaar on esmakordselt täna sekkunud. Ja tuleb ka Kaspar Treier. Märt jäi kohe surve alla. Vaatame, kas nüüd võtab. Pole ammu mänginud ja jäi kohe ikkagi leedukate surve alla. No leedukatel nüüd meeskondlikud vead on vähemalt täis, aga siit tuleb järjekordne pallikaotus. Ja see on meile nüüd esimesel veerandajal juba kolmas. Ja leedukatel siis Rokas Giedraitis, nagu näete, numbri all 31 on täna sekkunud ja no see peaks nüüd küll olema õige nimi ja Baskonia mees ka veel peale kauba. Ja siit Etšodas toob järjest juurde mees, kes siis mängis eelmisel hooajal Veneetsias ja tänavust hooaega alustab siis Vilniuse Lietos Riitases. Märt on natukene palliga hädas hetkel ja Kaspar Treier läks teda välja aitama, aga tegi liikuva katte hoopis. Peame siin ikkagi see mängujuhtide probleem meil on, et me siin Jukka Toiele ja treenerite brigaad peab selle välja nüüd nuputama enne kui me Itaaliasse sõidame. Ja Märt annab seal nüüd omakorda korraliku kaitsesurvet Žalgirise mehele Lukas Lekjavitsusele. Aga no selge on see, et Lekjavitsus Okupaitis selle surve peale kahjuks verest välja ei löö, et see on nende jaoks igapäevane argipäev ja nüüd hea sööduga. Etšodas leiab Giedraitise ja värskelt väljakule tulnud Sander Raieste võistkonnakaaslane siis klubi tandrilt avab kohe isikliku punktiskoori. Etšodas on siin viimases 4-5 episoodis nii rünnaku kui kaitses kogu aeg silma paistnud. Jõesaar, Rosenthal. Ja meil on rünnakul raske 8 punkti, siis seni vaid, kas Märt toob siit lisa? Ei, ja see sama mees nüüd kaitses ka. Tuleb ja pühib selle palli ära. No Masjulis omakorda nüüd jookseb seal Treierile liialt optimistlikult sülle. Aga Leedu on saanud juba 10 seda mängu juhtima. Tass. Palli Jõesaarele. No väga rasked visked tulevad. Ja kas Tass toob ründelauast ja toob, nii et saame siit punktipõuale leevendust ja 10 silma on nüüd ka meil koos. No ei ole kergelt need punktid meil tulnud, aga hästi praegu Tass ja Jõesaar kahe peale võitlesid välja need punktid ja no seis ei ole kõige hullem, aga no raske on praegust meil. Ja leedukatel on siis tulnud ka väljakule Mikk Jurkatamme klubikaaslane Itaalia kõrgliigast Trevesost Toomas Timsa näol. Nii et ka leedukad korralikult ikkagi vahetavad ja Max Vitis loksutab juba sisuliselt 10. mehe siit väljakult läbi. Raitis sai vabalt proovida, aga õnneks või mööda, aga nüüd jällegi Treier jooksis ei tea kuhu ja palli kaotus. Oleme jäänud rünnakul ikkagi korraliku surve alla. Ja siin on meil, ma ütleks, veidi taas õnne, et Timsa üsna vabalt positsioonid selle kauviske mööda viskab. Ei kuku õnneks leedukate 3 hetkel. Rosenthal ja Märt on jäänud siis mängujuhi rolli, kui nii Gerg Riisa kui ka Kristjan Kullamäe on pingil puhkamas ja Sten Sokku ei ole siis peatreener Jukka Toiala veel väljakule esimesel veerandajal toonud. Jõesaar samuti eksib ja lauas ei ole meil hetkel küll mitte kedagi. 18-10, kui veidi üle minuti on esimese mänguperioodi lõpuni. Lekjavitsus. No suuresti praegust Etšodase mängu pealt on see Leedu ette läinud ja nüüd õnneks see... Masjulis on nüüd üks väheseid mehi, kes ei ole hästi sekkunud pingilt Leedu poolel. Rosenthal.
Tass taas seal üleval katleid ladumas, kas Märt läheb lõpuni ja taas Etšodas koristab Märdi viske ära, see on juba teist korda siin lühikese aja jooksul ja nüüd tuleb kiiresti kaitsesse tagasi jõuda, sest Timsakas nüüd teist korda järjest täiesti vabalt mööda viskab ja võisite arvata, ei viska ehk siis 21-10 ja sellised eksimused kõik kohe Leedu ikkagi reeglina ära karistab. No siit on ikkagi õppida Märdil ja Eesti koondisele, et nii pehmelt ei saa viskele minna või kui me Itaaliasse läheme, et seal on veel 2 korda suuremad mehed vastas. Tassile nüüd hästi mängivad, nüüd ilusti mängivad kokku Rosenthal, Tass ja punktid ka tulevad. Ja nüüd hädasti oleks vaja see viimane Leedu rünnak kuidagi pidama saada, et minna stopiga siit teisele veerandajale vastu. Meil on veel üks viga kasutada, vaatame, kas mängijad seda teavad ja õigel ajal selle vea ära teevad. Nii et 10 sekundit on siit jäänud Lekevitsus palliga, ma usun, et lõpplahenduse võtab see mees enda peale, hästi Hermetil käed küljes ja siit tuleb pooleks pall ja nool näitab Eestile, mulle tundub, nii et 4,1 sekundit saame siit veel esimese veerandaja lõppu. Siit oleks korv meile väga vajalik, et raskelt on tulnud esimesel 10 minutil punktid hetkel Eesti koondisel. Ja Leedu koondise resultatiivseim siis 2 tabava kaugviske näol hetkel algkoosseisus alustanud Arnas Putkevitšus, tema arvel siis 6 silma ja meie poolelt siis 3 punkti peale on jõudnud 3 vabaviske näol Gerg Riisa. Toodi Kriisa nüüd väljakule, kas võtab viske enda peale? Ja Mattias Tassil peaks tegelikult olema 4 punkti kirjas, aga see viimane korv vist ei ole veel mängustatistikasse kantud. Ger laseb keskjoonele istet Linnu teele, see läheb mööda, nii et esimene veerandaeg Klaipedas peetud 21-10. Võidab selle kodukoondis Leedu, meie teeme kiire pausi ja siis jätkame. 21-12. Just 21-12, kiire paus ja siis tuleme juba teise veerandajaga tagasi. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Spordi terviseks. Värska originaal. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Leedu ja Eesti rahvuskoondised siis pärast 2-aastast pausi taas omavahel kokku saanud, seda siis seekord Leedumaal Klaipedas, esimene veerandaeg 21-12 võõrustajatele ja tegu on siis esimese kontrollmänguga nüüd Eesti rahvusmeeskonna jaoks enne Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ja pühapäeval mängime siis Leeduga uuesti ja mängime aliituses, aga samuti siis leedukate koduväljakul. No esimese veerandaja statistika, Kristo, kaugvisked meil 6-0, samal ajal siis Leedu koondisel vastu panna 10-3. Ja, et siin tegelikult ju ei mäletagi, et oleks väga palju häid viskekohti olnud, et pigem on siuksed, Siim-Sander Vene võttis küll kiirest vaba viske, aga muidu on ikkagi siuksed punnitatud, et rünnak kuidagi ei jookse meil. Ja viskeprotsent meil siis esimesel veerandal vaid 23, väljakult 17-4, samal ajal Leedul protsent 47, tabatud 19 üritusest 9 ja teine veerandaeg on nüüd ka alanud, vaatame üle algkoosseisud. Leedukatel tulevad kohe 2 uut meest väljakule, kui Birutis korvi alt eksib, kõva võitlus ja lõpuks Kristjan Kitsing saab selle palli kätte. No võtame kõigepealt Eesti algkoosseisu, see on vähe lihtsam, Gerg Riisa, Janari Jõesa, Sander Raieste, Kaspar Treier, Kristjan Kitsing ja leedukatel uued mehed siis Kristupas Semaitis, Donatas Tarolis on siis 11-12 mees, lisaks on Rokas Kredraitis, Toomas Tiimsa ja Laurinas Birutis.
Kriisa seal üsna hädas, nüüd saadakse see pall ikkagi sinna perimeetrile, Kriisa võtab kohe kolmese ja see läheb selgelt mööda, nii et 7-0 on meie kaugvisked siis hetkel tänases kohtumises. No hetkel ikkagi rünnakul väga midagi ei toimunud ja Kriisa pidi selle viski võtma, sest 4 sekundit oli ka ründaja lõpuni, et Berutis uuesti Kitsingu vastu, esimese korra Kitsing seis ära. Semaitis, tema siis eelmisel hooajal Panevežise mees, klubi, kus uuest hooajast hakkab mängima Kristjan Kullamäe ja siin Kriisa söödul leedukatel näpud vahel, Raieste kas suudab omadele päästa ja õnneks Timsa käes see pall otsa-outi läheb. No on näha, et ikkagi suvi on ja meestel on nii mõlemal koondisel, et ikkagi seda mängupraktikat on vähe ja on trenni kõvasti raiutud, et hetkel ikkagi väga toores see mäng. Ja Sander Raieste, kes siis alates juba 2016. aastast on kuulumas Hispaania kõrgliiga Baskonia rivistusse. Ja nagu nägite, siis lisaks Valanciunasele, Sabonisele, Kuzminskasele siis ka Ignas Brazdeikis, nii-öelda Leedu korvpalli uus nägu, kes siis on elanud juba väiksest peale Kanadas ja esindanud Kanada noortekoondisi, siis ka tema on täna koosseisust kas siis välja jäetud või siis lihtsalt mingitel teistel põhjustel on mees tsiviilriietuses pingil seda mängu jälgimas. Jah, et sa ütlesid siukse häälega, nagu kõik Eesti korvpallifännid teaksid seda meest ja nagu nägite, jah? No eelmisel hooajal ikkagi korvpalliliigas NBA, nii et võiks teada tulisemad korvpallisõbrad kindlasti. Jõesaar, Kitsing ja sealt kohe jälle raske viimasel sekundil ja sai ründeaeg läbi ja kuidagi hetkel need liikumised nagu ei toimu, et Saksamaa vastu ka neid häid kohti ei tekkinud ja ei toimi kuidagi need liikumised hetkel Eesti koondisel. Ja see Matis toob Leedu taas rünnakule. Timsa Birutise katte kaudu. Aga võib-olla see on mingi kavalus Itaaliaks, et teised skautida ei saaks. Võib-olla mängivad hoopis teisi asju seal. Ligi 10 sentimeetrit pikem Birutis hakkab seal nüüd Kitsingu vastu tagurdama ja lõpuks tagurdab Kitsingule, tundub, et siit ka vea kirja. Ja Kitsingul käsi käis korra ümber puusa Birutisel ja proovis kavalusega tal jalad alt ära tõmmata. Siin näeme, parem käsi tuleb kohe. Hops korraks tõmbab ja siis läheb ründajat kalastama, aga ei. Leedu kogenud kohtunikud nägid selle ära. Ja veidi siin küll liialdasin Kitsingul pikkus 2.06 ja Birutisel siis 2.13, nii et selline paberite järgi 7 sentimeetrine vahe on sellegi poolest päris korralik. No siit me ikkagi võiksime rünnakufaasis leida Kitsingu 3 üles Birutise vastu, aga hetkel see ei toimi meil. Giedraitis, mängujuht see Maitis otsitakse üles, Kitsingult välja aste, mehed lähevad seal nüüd vahetusse. Giedraitis võtab 3 Jõesaare vastu ja Baskonia mees paneb selle hetkel külma närviga kotti, nii et 24-12 ja Leedu saab poolega juhtima. No vaikselt ja vaikselt, et... Kriisa, Kitsing, no nüüd leiame. Nüüd leiame, aga ära ei pane. Ja see Maitis lauas olemas. Ja 8-0 peaks olema nüüd meie kaugvisked ja nii on. Täitsa uhkes üksisused ja Timsa paneb vastu ja... No Timsa see ei ole, aga see Maitis avab isikliku punktiskoori, nii et õnneks ei ole ainult mina roostes, vaid ikkagi ka kolleegil hetkelisi raskusi on tekkinud. Kriisa Kitsinguga ja see sööt on ebatäpne, Kitsing saab selle kätte, aga selline korralik päästmine meil hetkel rünnakul käib ja selle päästmise lõpetuseks ikkagi Jõesaar toob punktid ära. Nii et 14 on meil nüüd koos. No ikka üliraskelt tuleb, et see oli ka siuke õnnekorv, et mitte välja mängitud. See Maitis. Ja sealt nüüd Giedraitis mitme katte pealt üles on jooksmas ja laamendab seal Jõesaare pikali ja laamendab ründaja vääriliselt. Leedul ikkagi ka neid pointkaarde võtta on, et see Maitis mängib hetkel siis mängujuhi positsiooni. Ja see Maitis siis nagu öeldud, Panevežise meeskonnas eelmisel hooajal korralik töö ja temagi siis uuest hooajas selles nii-öelda Leedu värskes meeskonnas BC Wolves ehk siis tõlkes nii-öelda hundid, kes siis Aliituse Džuki ja koha endal ostsid ja sinna on siis kõvasti raha sisse taotus. Vilniuse klubi hakkavad küll olude sunnil mängima Aliituses ja peatreener siis Rimas Kurtinaitis, keda viimati mäletame siis põhja läinud Himki eesotsast. No loodame, et Leedumaal ikkagi see debüüt on tal parem. Ja igatahes raha seal klubis paistab olevat ja korralikud täiendused on juba juurde võetud. Ja seesama Igirdas Šukauskas siis näiteks ka järgmisel hooajal BC Wolvesi särgi selga tõmbab. Kriisa. Ja nüüd hästi liigutame palli ja Raieste võiks sealt vasakust nurgast ära koksata ka ja 9. katsel saame siis esimese kaugviske sisse, aga vähemalt ta tuli, tulemata ta ei jäänud ja vahe tuleb kohe 10 peale. No nüüd saime esimest korda hästi selle Leedu kaitse nagu liikuma ja lõpuks leidsime ka vaba mehe ja tuli sealt ka 3 punkti. Jõesaar saab siit vea kirja, see on meie koondisele teisel veerandajal võistkondlikult teine
teine määruste rikkumine ja nagu näeme 2 veaga Siimsner Vene on siis ka tagasi mängu tulnud. Jõesaar näitas treeneri pingile, et kops on koos, et tahab vahetust. Tarolis, Zemaitis, Tiimsa leitakse. Matšulis katteid laob, risti sööd siit nüüd Taroliselt ja lõpuks Zemaitise näppudesse pall ka outi läheb, nii et saame siit ka Leedule tänase mängu 5. palli kaotuse, samal ajal kui ise oleme teinud 6. Ja siin näeme veel seda Sander Raieste meie koondise esimest tabavat kaugviset tänases kohtumises. No eks kui me tahame suurt mängu seal Itaalias mängida, siis need 3 punkti visked peavad hakkama sisse kukkuma ja neid peab oskama hästi välja mängida. No nii, Hispaania pick and roll mängitakse seal vasakul Raieste uuesti sama koha pealt. Ja seekord ei lähe, Kullamäelt oli hästi antud sinna vasakusse nurka ja tõesti, nagu me teame, ikkagi meie koondise mäng rajaneb väga palju kaugvisetel ja kui need kukkuda ei taha, siis on meil ükstapuha kelle vastu Euroopas ikkagi päris raske. No eriti veel, kui Maik-Kalev Kotsarit ei ole koosseisus hetkel täna, et ja praegu ju mängime lausa ilma puhta keskmängijata, kui nii Rauno Nurger kui ka Mattias Tass on mõlemad pingil ja peaasjalikult siis Kristjan Kitsing on seda positsiooni täitmas ja nüüd mulle tundub, et see vahetus siit ka ära tehakse, Kitsing läheb ära ja Rauno Nurger minu jutu taustal tuleb ikkagi väljakule tagasi. siis poole lõpuni 27-17, ei ole ka leedukad võib-olla ülemäära palju skoorinud, aga meie punktiarv on seni jäänud üsna õnnetuks. No ja, et hetkel on ikkagi Leedul ka nagu ei voola see mäng hästi ja 27-17, et seis nagu kõige hullem ei ole, aga see mängupilt teeb nukraks hetkel. Zemaitis Nurgeri vastu keskpositsioonilt ja eelmise hooaja panev esise mees siis ikkagi üsna enesekindlalt siin praegu neid viskeid on ära pannud. Ja kohe hakkab seal ülevalt kergriisat kaitses ka atakeerima Kullamäe. Mängijad lähevad vahetusse, kas leiame Nurgeri üles. Ja nippa-nappa ja lõpuks seal ikkagi Matšulis paneb Rauno lähiviskele ka käe peale. Tiimsa. Ei küsi ja sahiseb ainult. Valusalt leedukad panevad 14-6, nii et leedukate kaugvisete protsent on ka siin hetkel jõudsalt paranemas 32-17. Vahe on tänase mängu suurem ehk siis -15 meie poolt vaadatuna. Tundub, et Eesti rahvuskoondis võttis teistkordselt esimesel poole aja maha, nii et meil on põhjust käia järjekordsel reklaamipausil. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Ja Leedu koondise 32 punktist 9 on tulnud siis meie palli kaotustest, mida on siis hetkel 6. Kaugvisked meil 10-1, nagu öeldud, Leedul see protsent on nüüd paranemas 14-6 ja üldine viskeprotsent ei ole meil kahjuks ülemäära väljakut paranenud, see on 25, ehk siis 24 üritusest on tabanud 6, kui leedukatel on see protsent väljakut tõusnud üle 50, 25-st 13. Kui leedukad tabasid esimesel veerandajal 10-3 kolmeset, siis sellel veerandajal 4-3. No loodame, et läheb paremaks. Kullamäe, Kriisa ei küsi ja ei ole põhjust ka ja nüüd Ger Kriisa saab esimese kaugviske ka sisse. Tõuseb siis Ger 6 punkti peale ja sellega ta on ühtlasi ka meie koondise kõige resultatiivsem. Kui ma mälu ei peta, siis kas 8-6 pani kolmeset, kui võitsime Leedut kodus? Korraliku viskekontserdi tõesti Kriisa seal käima pani ja siit nüüd tuleb viga Grigonise vastu. Ja nagu öeldud, kõik vilemehed on täna siis kohalikud, Viljus, Kedvilas ja Vitkauskas. Ja Eestil said nüüd võistkondlikud vead täis, kui teisest veerandajaga on veel 5-0-5 mängida ja Leedu on teinud hetkel 1. Ja 2 vea peal meil siis vaid Siimsner Vene võistkonna kapten ja leedukatel siis Lukas Jakavitsus kiirelt 6 minutiga sai
sai ka 2 viga kirja. Zemaitis on siis 3. mängujuht, ütleme nii, Leedul, aga on oma rolli päris ilusti välja mänginud ja siin nüüd Masjulis väga kergelt jalutab sinna 3 sekundi alasse ja siis osava sööduga leiab Donatas Taroolise, kes sisuliselt jalad maas tõstab oma esimesed punktid kirja. No ja kui jube kiiresti läks Raunost mööda. Kullamäe. Kas suudame nüüd teisel järjestikul rünnakul siin ka skoori teha? Kriisa. Näpud vahel, aga Nurger saab palli kätte. Raieste Grigonisest astub mööda, leiab hästi Vene. Vene hakkab seal kergelt, mulle tundub, Taroolist pelgama ja lõpuks pelgab sealt endale viskeblokeeringu. Siin leedukad ka sööduga eksivad, Masjulis ei saa seda palli kätte ja Grigonis võtab korraliku puusanõksuga Kerri keskjoone lähistel maha. See on Leedule võistkondlikult alles 2. viga. Telepildi vahendusel ei saa päris täpselt aru, aga jube pikad on need Leedu mehed või jube kavalalt hüppavad, aga see on juba mingi 6. kulp juba meie mängijatele. No Taroolisel paberite järgi pikkust vaid 2.02. Taroolis läheb siit hetkel koos Masjulisega ka pingile ja tuleb tagasi, seal oli paista Šukauskas ja keegi ilmselt veel ja tuleb ka Etšodas ja mänguvahetus samuti, sest et ka Zemaitis oli seal ära läinud, kes meil siis tuleb seal, Jokubaitis isiklikult. Nii et 3. vahetus Max Viitiselt. No hetkel mängib suure rotatsiooniga, annab kõigile võrdselt mängida, et mänguseis lubab ka hetkel. Kõik 12 meest on siis Leedu koondis juba läbi loksustanud. Meil on see number jäänud 11 peale, kui oma võimalust ootavad veel Sten Sokk, Robert Valge ja Martin Torbek. Butkevitšus välja Grigonisele. Grigonis seal nüüd ise on mängu koha peal asju üles võtma. Šukauskas. Etšodas tuleb kattesse, sööd kohe lühikese rulli peale ja Etšodas paneb kindlalt ära ja see mees on küll väga korraliku mulje jätnud. Nagu öeldud, eelmisel hooajal Itaalia kõrgliigas vaid 11 minutit, 5,1 punkti, 2,7 lauda ja nüüd siis tagasi Riitases, kus ta on tegelikult suurem osa oma profikarjäärist ka varem mänginud. Ja Gerg Riisa kohe kiirelt üritas ka siin floateriga korvi saada, aga ei õnnestu meil hetkel see. 36-20. Ehk siis Leedu on saanud kätte oma tänase kohtumise suurima eduseisu. Jokubaitis. Nurger hästi praegu seisab ja Jokubaitis nii-öelda ühel oma leivanumbril ka hetkel eksib. Ja kas leedukad teevad siit kohe vea otsa või oli? Siin oli vist mingi probleem. Peatati mäng, et midagi. Kohtunik tõstis käe üles ja midagi ei sobinud, et kas oli märg või verine või... Jaa, näed, see mikrofon. Mikrofon on meel kaasas. Või miskid muud. Ja leedukad siin, ei tea, jah, võib-olla mingi mängu intensiivsuse või mingi kellake peal, aga tundus nagu rohkem mikrofon, jah. Sest tundus juba mingil hetkel seal Leedu rünnakul, et Jokubaitisel midagi seal tilbendab. Ja selline asi siis, et tuleb ära tulla. Tuleb ära tulla ja oli see tõesti mikrofoni moodi, kas siis püütakse neid mänguhelisid ja tehakse vähe sellist meelelahutust ka. Või siis filmitakse mingit doksarja ülesse. No ütleme nii, et teades natuke tausta, siis leedukatele väga meeldib neid dokfilme ja igasuguseid asju teha ja neid teevad nad ka päris hästi. Nii et mine sa tea, aga mäng jätkub ja Lekevitsus siis 2 veaga tuleb Jokubaitis asemel, meie siin kiirelt juba ründame. Ja see viga läks nüüd Etšodasele, nagu siit kohtuniku kehakeele järgi oli ka näha. Rauno tõstis need 2 punkti ära, aga kahjuks need ei lugenud. Ja kohe tagasi ilmselt siis. Elit korras saab jälle edasi panna. Kuigi päris suur kobakas tundus see salvestamisvärk, et... Ja nagu nägite, siis Ignats Brazdeikis. Tutvustame siis Eesti korvpallisõpradele ka Kaunas Žalgirise uut ääremängijat, kes tuleb siis korvpalliliigast NBA, eelmisel hooajal Orlando Magic koduklubiks. Kullamäe. Etšodase vastu otsustab eemalt viske kasuks, see läheb mööda, aga Märt nopib hetkel sealt ründelau ära ja ründelaud number 5 on see meile, aga eks oleme omajagu ka mööda tulistanud ja on sealt mida võtta olnud. Nurger ja vasaku käega poolhaak Rauno siis uuel hooajal Hispaania esiliigas Kipuscoa meeskonnas, kui mitu head aastat Kalev Cramos on selja taha jäänud. Jokubaitis. Nurger astub kattest välja ja ilus sööt paremasse nurka Butkevitšusele. Ja hetkel siis Žalgirise värske täiendus antud kaugviskel ikkagi eksib. Kullamäe toob kiirelt palli üle Vene Rosenthalile, uuesti Kullamäele. Katteviga kahjuks Raunokene. Siin jälle üks ära raisatud rünnak. Ja see läheb palli kaotusena kirja ja Nurger tuleb ka ära Mattias Tass tema asemel väljakule. Ja siin näeme korduses ka, et viimasel hetkel ikkagi
vahetab Rauno seda asendit ja eks Butkevitšus üsna kogenud mängijana näitab seda ka kohtunikule kenasti välja. Ja et midagi kahe silma vahele ei jääks. Jokubaitis, Rosenthali taustal siis toob Leedu rünnakule Grigonis. Tema on Kullamäe jagu. Žukauskas, Vene vastu. Üsna raskele viskele. Saab sealt ründelaua kätte, sokutab veel Etjodasele. Aga Etjodasel hetkel tunnetus kõige parem ei ole. Õnneks leedukad ka neid lihtsaid korve ära ei lahenda. Vene, sealt Kullamäe üritab tagaukse lõike peale minna. Lõpuks Vene otsustab võtta kaugviske ja need endiselt meil täna ikkagi kõige paremini ei lähe. 13-2 vaid Grigonis ja see on kvaliteet. Need pausid ja rütmi muutused sellistes olukordades on Euroliiga kvaliteet ja seda me oleme Grigonis esituses ju ikkagi aastaid juba eelkõige Žalgirise eest mängides näinud. Ja tahtsin samani jõuda, et Žalgiriste päevil ikkagi nende pealt see mees ju ikkagi selle CSKA lepinguga välja teenis. 1,5 minutit ja taas oleme selle 16 peal, kui Kaspar Treier on veel viimaseks 1,5 minutiks kohe sekkumas. Kullamäe ja saab temagi siit oma esimesed punktid kirja. Seni siis väljakult visked Kullamäel olid 4-0, nüüd on 5-1. Ja teravus hetkel Kristjani poolt ja tasuks kohe 2 punkti. Ja meil siis 6 resultatiivset söötu, leedukatel topelt ehk siis 12, nii et enamike statistilistest näitajatest oleme jäänud täna taga ja rolli ja kui Kullamäe pani 2, siis Žukauskas paneb 3 vastu. Ja 41 punkti on nüüd Leedu koondisel koos, meie 24 vastu. Viimane minut esimeses poolajast läheb käima, Tass. On ikkagi palju räägitud need reklaamid ka Leedus libedad, et Kristjan seal, Kullamäe seal libises ja kohe oli täiesti vaba Žukauskas. Vene ja lühike on ka see ja siit kohe kiiresse Jokubaitis avab ja juba teine täna. Ühe pani Jokubaitis ise ja teise paneb Butkevitšus ja ausalt öeldes päris suuri silmi tekitav on selline asi. No see on ka vormi ütleme siis kõvera näitaja ütleme hetkel, et no ikkagi nii lihtsast kohast mööda panna on. Ma ei tea, kas nüüd lay-upi mööda viskamine kiirest on vormikõvera näitaja, aga kui sa nii ütled, Kristo. No Butkevitšusugune vend peaks sealt ülevalt alla lajatama, mitte minema mingit õuna panema. Kui sa nii ütled, Kullamäe joodas seal kallal ja saab siit vea, nii et Kullamäele peaks tulema siit vaba visket. 28,9 sekundit enne teise veeranda lõppu ja saame vaba visket, saame seda vahet vähendada natukene. Nii et joodas võib öelda, et lasi täna esimese tüki sisse. Ja kui me vaatame siin pluss-miinus mehi, siis Giedraitis on Leedul parimas kirjas, pingilt 9 minutit, tema väljakul oldud aja jooksul Leedu pluss 11, Birutis pluss 10. Ja meil on siis enamik mehed nagu arvata miinuses või tähendab kõik, kui täpsem olla. Kristjan Kullamäe miinus 13, aga tema on ka enim minuteid koos Gerg Riisaga väljakul viibinud. Vaba visket 2-2, 41-26. Tulevad veel vahetused siin kaitse episoodiks, vaatame. Keda Jukka paneb või võttis veel time-out'i hoopis ka. Jaa, nii et vaatame, ehk meil on võimalus kuulata time-out'i jutte. Vaatame, mida Leedu telerežissöörid meile siis parasjagu pakuvad. Ja siin kõigepealt Leedu treenerid tulevad omavahel kokku, nagu tänapäeva praktika näitab. Peatreener siis Kaasis Maksviitis ja abitreenerid, nagu juba öeldud, Kestutis Kemsora ja Giedrus Sibenas. Sa siis pärast telgi seda Leedu time-out'i, eks? No eks ma katsun, aga hetkel seal midagi tõlkida ei ole. Siin näeme veel Masjulise sokutust ja parimaid hetki senisest mängust. Aga tuleme siis vahepeal meie koondise mängude juurde. Nagu öeldud, pühapäeval mängime siis A-liituses Leedu vastu. Seejärel tuleme koju. Järgmise nädalavahetusel mängumehed toovad siis teieni mängud Ilmar Kullami turniirilt Tartus, kui reedel kohtume Belgiaga. Laupäeval põrutavad Belgia Bosnia omavahel ja pühapäeval siis mängime meie omakorda Bosnia koondisega. Siis mäng Lätiga 19. augustil Riias. Siis tulevad augusti lõppu MM-valikmängud 25. võõrsi Sloveeniaga, 28. kodus Soomega. Ja siis hakkame juba Milanos EM-finaalturniiri põrutama. Ja Sloveeniaga siin Luka Dontšitšiga saame rinda pista, aga kui Sloveenia mänge siin MM-valikaknas olen vaadanud natukene või neid highlights'e, siis no, need on ikka torm tuld ikka jubedalt selle Luka Dontšitšiga, et loodame, et päris trammi alla seal ei jää. Ja siin viimaseks circa 30 sekundiks võistkonnad tulevad väljakule tagasi, 41-26 siis. Ja Leedu
Leedu ilmselgelt seda time-out'i hetkel ka kasutas, kuna Eestil oli 2 tükki juba võetud. Ja Leedu tahab siit kindlasti korvi saada poole lõpuks, see oli ka see põhjus. Jokubaitis palliga, lisaks temale siis veel Timša, Etšodas, Sukauskas ja Putkevitšus. Mängivad pikka rünnakut. Ja siin Jokubaitis leiab Putkevitšuse kohe küll joone poole katte ja Tass on hästi valmis ja siit läheb pall meile üle ka, nii et Eesti rahvuskoondis oli praegu selleks Leedu rünnakuks kenasti valmis. Ja Jokubaitise mäng ei ole täna kõige veenvam olnud. Ei ole siin millegi säramaga silma küll paistnud, jah. Nulli peal viskad väljakult 3-0 ja juba teine palli kaotus siis tuleb siit Barcelona mehele. Nii et tundub, et kui Šaras pingil karjumas ei ole, siis on natukene harjumatu. Eks tal on siin natukene madalama klassiga mängijad ka ikkagi siin Leedu koondises, kui mida Barcelona pakub. No nii, ja 8 sekundit ja kas Kriisa võtab selle lõpuviske enda peale? Ma usun, et nii on, aga ei kuku seegi. Ja Kullamäe ei saa sealt ka ründelauas seda ära tõstetud, nii et me jääme 26 punkti peale ja ise laseme siis Leedul visata 41. No mis seal salata, Kristo, ega paratamatult enne mängu oli ju teada, et leedukatel ikkagi on tänasel päeval meist ka paberi peal jõudu rohkem, aga see vahe ikkagi on, ma ütleks, natukene liiga suur. No ja ütleme siin, et meie enda punktid tulevad ikkagi väga raskelt ja kaitses ka ikkagi Leedu meid riietab lahti päris korralikult, et siin poolajal jutuajamist on ja kuidagi sujuvamalt võiks meil need viskekohad tulla, et väga raskelt need punktid tulevad. Aga samas vaatame positiivsele otsa, Leedu näitab meile hetkel täpselt seda, mis meid Milanos on ees ootamas. Ja, ma arvan, et veel seal on ikkagi veel kõvemad grammi võrra need meeskonnad ja rohkem vormis, aga meil on ka aega siin, sellepärast need kontrollmänge mängitaksegi, et oma asju seada korda ja olla täpselt seal Milanos siis tippvormis. Ja esimese poole parimad siis meie poolelt väljakul, nagu öeldud, 11 meest, 6 punkti Ger Kriisa, viskad küll väljakult 5-1, aga visetega oli meil üldse probleeme. Protsent väljakult siis lõpuks jäi 27 peale, 314-2 seal hulgas. Ja Leedul siis kõik 12 meest loksutas Maksivitis läbi, väga ühtlaselt on visatud. 6 punkti peal on nii Putkevitšus, Etšodas kui ka Toomas Timša ja leedukate viskeprotsent siis poolajaks jäi täpselt 50 peale 34-st 17, nii et Joonas Valanciunase puudumisel siis Leedu võidab esimese poole Eesti vastu 15 silmaga. Meie käime Kristoga ära väiksel poole ja pausil ja siis circa 7 minuti pärast tuleme teie juurde juba tagasi. Kõik on vaja läbi mängitada. Teine pooleg läheb käima, algab see Eesti rünnakuga Ger Kriisa, Kristjan Kullamäe, Rauno Nurger, Sander Raieste, Siim Stervene, nii et tuleme sama algkoosseisuga, kellega alustasime ka mängu. Leedu pooled Lukas Lekavitsus, Kristupas Semaitis, Donatas Tarolis, Martinas... Hea sööt ja hästi nüüd Rauno ka lõpuks siis paneb ülevalt alla ühe palli. Martinas Etšodas ja 5. mehena siis Rokas Kiedraitis, nii et Leedu tuleb hoopis teistsuguse algkoosseisuga, kui alustati tänast kohtumist. No nüüd üks esimesi rünnakuid vähemalt minu mäletus mööda, mis mängiti Eesti poolt hästi välja, aga ei, siin ikkagi Baskonia püss Kiedraitis ei jäta midagi vastab 3 punktiga. Ja Kiedraitis tuli esimesel poolel pingilt väga edukalt ja nüüd on siis jõudnud juba lühikese ajaga 8 punkti peale. Ja kas Vene vastab kaare tagant ja vastab, nii et Siim Stervene saab ka esimese viske väljakult sisse, seni oli lausa 6-0, 3 olid 4-0, nüüd on esimene kirjas ja loodetavasti siit läheb ainult ülesmäkke. No siit on igast rõõmsamalt alustanud rünnakufaasis vähemalt. Lekavitšus, Tarolis, edasi Kiedraitisele, leitakse Etšodas, 8 sekundit on Leedul rünnakut jäänud. Zemaitis ja sealt lõikab Tarolis ja kas oli see nüüd Raieste, kes magas see ilma pallita lõike praegu leeduka poolt maha. Siit korduses näeme ja Vene läks appi ja... Või oli see Vene hoopis, aga see selleks. Korv on korv ja lõpuks läheb see Leedule kirja. Kriisa ja Zemaitisele viga tuleb, see on Leedule 3. veerandajal esimeseks. Rünnakufaasis oleme igatahes esimesed 1,5 minutit agressiivsemalt välja tulnud ja see teeb küll rõõmu hetkel. 46, 31. Kui 1,5 minutit saab 3. veerandaga mängitud. Kriisa, Zemaitis tema peal. Kullamäe, Lekavitsus on siis värsket Paneveesise mees taga ajamas. Vene ja teine järjestikune. Ja seda on küll nüüd tore vaadata, et meeskonna kapten Siim Stervene, kes esimesel poolel viskas 6-0, on nüüd 2 esimest ära pannud ja tõuseb 6 silma peale. Ja kogenud mängijana tunnetas ära, et
kaitse juba hakkas minema kattest appi sinna välja astuma, aga libises ära sealt ja sai vaba viskekoha. Ja nagu näeme, Baskonia mehed Giedraitis ja Raieste on siis hetkel seal omavahel maid jagamas, kui Sander on siis usaldatud katma Giedraitist, aga siit leedukatel ka ikkagi punkte Varnast praegu tulemas on. Ja ei küsi Siimsar Vene ja tunneb ja 8 silma nüüd siin esimese 2 minutiga kolmandal veerandajal. Ja nüüd leedukad peavad kindlasti hakkama sinna rohkem tähelepanu pöörama. Siim-Sander, nagu me teame, lepingut hetkel ei ole, võib-olla tahab ka minna mitte ka Viru-Nigula huntidesse, vaid hoopis Vilniuse huntidesse. Jah, siin mingid Itaalia kõrgliiga ja Pesara jutud on nüüd Siimsar Venega seoses välja liikunud. Ja näis, kaua läheb aega, et Vene siis endale uue koduklubi järgmiseks aastaks leiaks. Lekevitšus, tulame vastu ja suudame selle asja hetkel ära hoida, aga ei. Ja Etšodas raiub selle palli ülevalt alla, nii et Leedu koondise keskmängija ei jäta siin mitte midagi juhus oleks. No pehmeks jäime selles lahtise palli olukorras hetkel. Kullamäe. Ja praegu oleme tõesti, nagu sa mainisid, oma rünnaku paremini käima saanud, aga kahjuks kodumeeskonnal on kogu aeg ka vastus Varnast võtta ja siit kas Rauno Nurgerile tuleb tänases mängus juba teine katteviga. Ja siin ikkagi ma ütleks, et võib-olla Kullamäe ka natuke süüdi, et jäi selle sööduga hiljaks ja Rauno hakkas jällegi nii püüdlikult püüdma seda kaitsemängi, et tegelikult Vene oli kohe alustuseks vaba. Kui me siit selle korduse saaksime, aga vist ei saa. Ja meie rahvuskoondise peatreener soomlane Jukka Toijala seal ka. Leedu kohtunikult on aru pärimas veidi selle olukorra kohta, aga mäng jätkub ja endine Panevežise mees siis praeguse Panevežise mehe vastu. On silmas siis Leedu kõrgliigas sel hooa lõbeda võitnud Lietkabelis, Giedraitis ja nüüd meie õnneks paneb sealt mööda ka Tarolis ründelauas ja siit hoopis kolmandal katsel Giedraitis ise lükkab selle palli sisse. No magame hetkel siin lauavõitluse olukordades. Raieste jätab Kullamäele tagasi Kriisale, Nurger kattesse. Ja sealt tuleb palli kaotus Kriisa esituses, kas Leedu karistab 4-3 ülekaalu olukorra ära ja karistab ja ei keegi muu kui Giedraitis lahendaja rollis ja resultatiivse söödu saab kirja Lukas Lekevitšus. Need poolkiired ikkagi Leedu väga kvaliteetselt ja hästi, kui jätta need 2 lay-upi välja, mis pandi esimesel poolel mööda lahendavad ära. Ja siit nüüd leedukatel omakorda meeskondlikult teine viga, aga see neid ilmselt väga ei morjenda, kui see Maitis saab teise. Ja siin vigadega väga probleeme ei ole, Etšodasel on 2, Lekevitšel 2 ja nüüd on siis ka see Maitis selles nimekirjas Eesti meestes siis 4 on 2 viga, Raieste, Vene, Nurger ja Kitsing. Ja nüüd Siimsler paneb oma esimese viske siis mööda ka kolmandal veerandajal. Ja juba välkkiire. Lekevitšus on palliga üle tulemas. Ja seal Hermet jääb hetkel hätta ja see on Eesti meeskonnale juba võistkondlikult 4, kui 6-16 on veel kolmandat veerandajaga minna. Hakkas siin Hermet mingit katet ennetama, aga Lekevitšus luges selle kohe läbi ja vaatame siit, hakkas siin mingit poolt avama ja kohe välkkiirelt Lekevitšus läks ja võttis vabavisked välja. No nagu Leedus Lekevitšus ristitud on, nii-öelda Leedu oma Isaiah Toomaseks, ehk siis ka selline lühike kasvuline mängumees ja välkkiire. Ja hetkel meile demonstreerib, miks talle selliseid hüüdnimesid seal jagatakse. Vanust juba 28 eluaastat märkamatult ja kui 2 aastat Panathinaikoses välja jätta, siis puhas läbi ja lõhki Žalgirise mees eelmisel hooajal siis Euroliigas 10,2 punkti, 4,2 söötu ja tegi oma koondise debüüdi 1,80 m pikk Lekevitšus siis 2015. aasta Riia EM-il. Kus ka Eesti osales ja Leedule seal napilt alla jäime siis Joonas Matšulise lõpuviske näol. Tass palliga, Kullamäe, Kriisa. Pikemat rünnakut hetkel oleme mängimas ja Kriisa nüüd ilusa söödu jätab sinna Tassile ja punktid ka tulevad. Efekti ka vähe saali juurde. Korra juba tundus, et kas Tassi olnud selleks sööduks valmis ja käkib ära, aga ei, 2 punkti kindlalt pani ära. Ja siit Kriisale viga. Olgugi, et Eesti pool ilmselt 100% selle otsusega rahul ei ole ja selles osas lõpuks ikkagi paha viga, et Lekevitšus saab siit taas minna vabaviske joonele. Ja märkamatult on meil vead täis seal. Ja jäi siit kordusest vaadatuna ka Kerri ikkagi veidi hiljaks. Ja küljega, aga ise küll näitas, et võttis rinnaga ilusti vastu. Eks need asjad mängus olles tunduvadki natukene teist. Ja, aga kohtunikel ka segadus, et vabavisked ei anna, aga ei, ikka on 4 viga näitab, et on täis, või see oli siis 4. viga tundub. Et graafika jõudis ette. Huvitav.
Ja kolm oli kirjas ja see oli siis tõesti 4. alles. Lihtsalt graafik oli ette jõudnud. Grigonis, Žukauskas, Etšodas leitakse taas ja ei suuda sealt Kerri vastu ära panna. Muidugi teised mehed tulid ka appi, aga kahjuks jah, teisel katsel ründelauast võetuna siis 2+1 lausa tuleb siit 25-aastasele Leedu keskmängijale. Nagu siit kordust näitab, vaata nüüd, kui osavalt teisel korral hakkab viskele minema, Tassil on peaaegu käsi peal, aga siis suudab ikkagi selle kontakti luua ja 2+1 sisse tõsta. Ja vaadates Etšodase mängu, siis oleks võinud pigem olla täna see Dekerskis, nagu siin Etšodase mängu alguses see Dekerstiseks ristisin. 10 punkti 14 minutiga on siis juba kirjas ja tõesti on head mängu teinud. No tal on seal päris mitu Kamaluga mingeid blokke ja lauapalle ka, et nii on ja no eks peab ju tõestama ka, sest et Valanciunas ja Sabonis on ju seal tsiviilriietuses ootamas ja ega ma arvan, et nende meeste tulekuga ikkagi Etšodase matk ilmselt saab läbi. Jah, et eks seal Leedu koondises seda valikut on, kes sinna top 12-ga üldse sõidab EM-ile. 55-38. Ei, siit tuleb juurde veel 58-38, nii et siin natukene graafika viibega meil täna käib, nii et vahe on 20 peale kärisenud ja Vene kolmene lühike ründelaud meile, see on meile täna 7, aga see on väike lohutus. Vene siin tulistab kogenud mängijana kõvasti peale, otsib vormi enda jaoks. Aga selles suhtes õige ka, et kuskilt peavad ju need punktid lõpuks tulema, et ei ole mõtet seda palli 24 sekundit üksteisele ka sokutada. Teine asi on see, et ega seda mängulist viskerütmi kuskilt mujalt kahjuks leida ei saa, et üksi saalis loopida seda ei saa ja see on see koht, kus sõprusmängudes seda otsida. Kriisa läheb puhkama ja vana sõber Žalgirise aegadest Jakub Paitis tuleb teiselt poolt väljakule ja meil tuli siis Märt Rosenthal Kerri asemel. Aga hetkel siis hoopis Grigonis võtab palli üle toomise enda kanda ja seda me tegelikult ju korduvalt oleme näinud ka Žalgirise aastatel. Et ründava tagamängijana on Grigonisel need oskused täielikult olemas, Etšodas ja sealt Tass paneb nüüd esimesel katsel käe peale, aga siit nagu mõned olukorrad ka tagasi lõpuks ikkagi viga tuleb, sel korral küll õnneks mitte korvi. Esimese mängib väga hästi ära, teisel läheb hüppesse ja siit ikkagi Etšodas otsib kohe selle keha ka üles ja ega siit midagi vaielda pole. Ja Kaspar Treier siis ka on nüüd väljakule tulnud. Treier, kes siis esimesel poolajal oli 8 minutit ja ei saanud väljakult mitte ühtegi viset. Ja Vene sai puhkama. Robert Valge ka seal Vene kõrval nukralt ootab oma võimalust. Ja seni siis, nagu öeldud, endiselt ei ole veel käinud 3 meest, 3 tagamängijat, Sten Sokk, Martin Torvek ja Robert Valge. Ja vahe taas 20 peale ja tuleb Laurinas Birutis, Leedu koondise hetke kõige pikem mees. Tema siis 2 aastat oli Hispaania kõrgliigas Obradoiros ja nüüd tagasi Žalgirises. Ja vahetas oma koha siis teise Žalgirise mängija vastu. Nime jään küll võlgu see pikk mängija, kes eelmine aasta Žalgiris. Ja Marek Splasevitš läks siis just nimet, kui ma ei eksi, Obradoiro meeskonda, nii et selline sümboolne vahetus siis Leedu keskmängijate osas. Sihile me hetkel ei jõua ja Leedul on võimalik suurendada nüüd see vahe juba üle 20. Žukauskas, Jokubaitis. Ja kas leiab see vasakkäelne mängumees ka õige lahenduse? Žukauskas päästab välja Butkevitšusele, raske vise ja saame kaitses ära klaaritud kenasti. Kullamäe toob palli kiirelt üle, Tass. Tass hetkel eemalt ei vaata, Hermet kindlasti vaatab, see on tema üks parimaid relvi. Aga hetkel värskelt uuel hooajal Poolas mängima asuv Hermet ikkagi kaugviskel eksib. Birutis, no seal on nüüd ka päris korralik pikkus ülekaal, aga Birutis hetkel õnneks korvist üsna kaugel. Ja seal kõvasti puterdamist ka Leedu poole, Žukauskas nulli otsast täiesti vaba, aga ka täiesti mööda. Ründelaud nüüd ka omakorda Leedule. Vähe lahtisemaks on see mäng siin nüüd kolmanda veeranda ja teises pooles läinud. Birutis oma pika käega lükkas selle, 5 sekundit jäänud. Jokubaitis Kullamäe vastu ja ei saa ka sealt. Nüüd Treier saab laua kätte, Rosenthal. Ja Tass jäi sinna nüüd kaitsealasse paela siduma, nii et hetkel oleme teatavas vähemuses ja nüüd minnakse kahekesi sealt Rosenthalile ka peale, aga õnneks Tass jõuab rünnakule kenasti õigeaegselt kohale. Rosenthal tööd Tassile ja ilusti mängitud. Ja esimesel poolelgi Rosenthal ja Tass kokkumänguga paistsid silma. Ja hästi Tass ikkagi pöörab sisse pärast ja on seda võimalust ja mängu tõmbab laiali ja Rosenthal hästi leidis hetkel ja
siit tulevad ka 2 vaba viset. 23-aastane Mattias Tass siis endiselt koduklubita ehk siis pärast ülikooli aastaid St. Mary's 2018 kuni 2022 on siis alustamas profikarjääri, aga hetkel on vaikus. Siin küll Nimeka agentuuriga sai leping sõlmitud, aga praegu jah, mingid uudised ei ole tulnud ja viimasel ülikooli aastal siis 29 minuti ja 12,6 punkti, 6,1 lauapalli. Ja no nende numbritega korralikult ülikoolis peaks ikkagi leiva lauale teenima. Ja, tõenäoliselt ikkagi kuskil mujal kui Eesti-Läti liigas. Žukauskas. Ja vahe siis Tassi vabavisete näol tuleb taas alla 20. Jokubaitis, Grigonis. Pirutisega nulli otsas kokku mängitakse. Värske panamees. Ja kas 2+1? Ja Tass jäi siin natukene hiljaks selle rinnale võtmisega ja Pirutis lasi, võiks öelda küll, et seosetult palli korvi poole, aga läks sisse. Aga mulle tundub, et see korv kas ikkagi... Ei, luges, näidati ära. No, alumine kohtunik näitas lihtsalt, et kaitseviga, aga mulle küll tundub, et ikkagi pigem ei loetud, vähemalt graafikale seda juurde ei ole, ekraanigraafikale seda 2 punkti ei ole juurde pandud. Nii et siis järelikult ei lugenud. 2 hooviselt siis järelikult Pirutisele, kes täna on mänginud 8,5 minutit, selle aega visanud 2 punkti ja võtnud 2 lauapalli. Ja Pirutis, kelle mänguaeg siis... Aga ei, sul ikkagi õigus, aga endiselt me ei näe 2 punkti seal tablool, et mulle ka pigem nagu olukorra järgi tundus, et see korv oleks tulnud ära lugeda, sest et Leedul ju ometi oli 60, nüüd peaks olema ju siis 62, kui see korv ära loeti. Aga siit juba olukorrad vahetuvad ja Leedu maala pressi alt tuleme ilusti välja, aga kahjuks Mattias Tass ei suuda ära panna ja Grigonis siin natuke vuhveldab kaitses ka ja lõpuks korjab kiirrünnakus 2 silma juurde. Ja vaatas, et las teised teevad kaitsest tööd. Aga see on ka mingil määral mängumehe näitaja. No see on jah, selles mõttes hea nina, et ei olnud põhjust sinna tagasi joosta ja uuesti teisele poole joosta. Jah, seal ei olnud, ütleme nii, enam päästa väga midagi. Et kui see Eesti korv oleks tulnud, siis see oleks tulnud ka ilma temata ja temaga. 64-42, nii et nüüd on siis ikkagi ka need Pirutise punktid juurde pandud ja vahe on 22 peal. Ja näitab siin Leedu kohtunik, et Rosenthali põlvest endast. No, vaatamata kõigele, olgem ausad, ega need 3 vilemeest meid ka täna ülemäära ikkagi aidanud nendes olukordades ei ole, et kõik 50-50 läheb ikkagi kindlalt ühele poole, mis seal salata. Aga samas pole nagu midagi vaielda ka, et... No kui sa oled 22 taga, siis ei ole mõtet siin väga sõna võtta. Selle otsuse ikkagi muudavad ära, mulle tundus ka, et Pirutise jalasse läks ja selle otsuse ikkagi tuli see ülemine kohtunik ja muutis ära. Ja tubli mees igal juhul. Oli see siis Viiljuski, et Viilas või Vitkauskas. Jõesaar. Rosenthal. Jokubaitis teda taga ajamas, Tass tuleb katteid pakkuma. Rosenthal päris raske 3. üritus möödasega läheb. Ja lõpuks suudab seal Butkevitšus Hermeti ära blokeerida ja Grigonisi juhtimisel valged särgid juba rünnakul Žukauskas. Treier ilusti valmis ja pall jääb küll Leedule. Sai korraks näpud vahel, aga Leedu ikkagi viib selle palli ründealasse ikkagi väga kiirelt ja kohe mehed nagu jooksevad laiali ja sööt liigub, et meil siukest asja ei ole. Kuidagi raskelt tulevad need 42 punkti, mis me oleme kokku saanud, kuigi 3. veerandajat alustasime väga bravuurikalt, esimesed 2 minutit vist oli meil juba 11 punkti või 10 koos, aga sinna see jäänud on. Jah, eelkõige tänu Siimster Vene järjestikustele korvidele see viskeprotsent on nüüd ka tõusnud ikkagi napilt üle 30, nimelt siis 31 väljakult 47-15 ja Leedul on siis see endiselt täpselt 50 peal. Noh, kui klubi korvpallis sellega võid võita, siis koondiste mängudes siiski siukse protsendiga on väga keeruline. Aga Eesti rahvuskoondis ja 3% 19 ei käi kuidagi kokku, kui me tahame rääkida võitudest ja siit Jokubaitis paneb veel 2 silma ära, vahe 24, viimased 2 minutit 3. veerandajast lähevad käima. No loodame nüüd, et see asi nüüd väga inetuks siin ei lähe. Sest et meil ikkagi pikk kuu aega enne EM-i on veel ees. Ja hästi Kitsing leitakse ja Kristjan Kitsingu esimesed punktid täna 3. katsel ja Kitsing ei ole ka väga palju väljakule pääsenud, 4 minutit siis hetkel. Ja tuli üldse nüüd 3. ehk siis teisel poolel esimest korda. Eesti lipp ka oli väljas Klaipedas, nii et on ka Eesti fänne kohale jõudnud. Grigonis Jõesaare vastu ja astub sealt ikkagi võib öelda kahjuks mööda, lõpuks ebatäpne sööt välja Jokubaitisele, 4 sekundit on rünnakut jäänud, paneb seal Kitsingu jalgades tantsima, Treier tuleb hästi appi, Žukauskase 3, see läheb mööda ja Kitsing kontrollib laua ära ja siit
Treier võtab leedukatele veel ka 4. meeskondliku vea. Aga samas jällegi hea viga ei saanud leedukate poolt, siis ei saanud Eesti kiiresse joosta, et oleks ülekaalu olukorra võimalus olnud. 66-44, minut 12 enne 3. veeranda lõppu, et vaikselt iga veerandaeg Leedu võtab sealt oma väiksed plussid ära ja lõpuks ongi vahe juba 22. Nüüd oleme täitsa hädas. Kas Märt tegi? Ja lõpuks ja antaksegi siit, mulle tundub. Tegi vist 2 korda, et põrgats ära juba ja siis hakkas uuesti. Ja jäi küll kohtunik siin kaadrist välja. Timsa appelleeris jooksule ja järelikult sealt kas jooks või 2-kordne ka anti. Ja taustal siis saaliteadustaja sõnade läbi Gerg Riisa tuleb meil väljakule ja tuleb just nimelt siis pallikaotuse teinud Märdi asemel. Hetkel ikkagi ei ole siukest tagamängijat, kes paneks need mehed niimoodi paika, et meil tekiks ka mingid ülekaalu olukorrad, et kadastamisväärselt ikkagi Leedul pall liigub, nüüd ka vähe tuli praaki sisse. Viimane minut käima 3. veerandajast, vahe meie poolt vaadatuna -22. Hermets. Kitsing leitakse, no lühem Timsa nüüd siin mõned sentimeetrid on vastas, Treier saab päris hästi vasakut nurgast panna, aga see on ääretult lühike 3. üritus ja 4 tabavat kaugviset siis tänase mängu peale oleme suutnud vaid sisse visata. Grigonis ja teiselt poolt kahjuks Sahise, Panathinaikose mehed Sahise. Kel vaatas, et kaitse korra jäi kaugemale ja kohe karistas ära. Hermet ja kaitseviga, nii et Gregor Hermetile tulevad siit vabavisked. No kui vaadata juba EM-i poole, siis Eesti rahvuskoondis mängib C-alagrupis. Kreeka, Ukraina, Suurbritannia, Itaalia, Horvaatia, aga Leedu kohta ilmselt paljud nii hästi ei tea, nemad on siis B-alagrupis ja leedukatel on tegelikult päris korralik, no kas seda nüüd päris surmagrupiks saab nimetada, aga päris korralik kadalipp, seal tulevad siis Saksamaa, Sloveenia, Prantsusmaa ja võib-olla gramm nõrgemad Bosnia-Hertsegoviina ja Ungari. No Bosnia näeme nüüd oma silmaga ära siis Tartu turniiril ja no Sloveenia. Loodame, et näeme, sest siin vahepeal meedias käis läbi, et Bosnial võib-olla pole raha, et EM-ilegi minna. Loodame, et nii hullud need asjad ei ole ja vähemalt Kullami turniiril on nad järgmisel nädalavahetusel kohal. Aga no Bosnia koondis on ka ikkagi tänasel päeval päris kobe ja korralik. Üle maailma ikkagi kõikidel riikidel on ikkagi siukseid tippmängijaid. Õnneks on nüüd meil ka ikkagi Euroliiga mehi. Ja tuletame siis meelde, et meil on täna nii-öelda põhirotatsiooni meestest puudu Henri Trell ja Maik-Kalev Kotsar, kes siis ilmselt tõbisena Eestis seda mängu on vastavate kanalite vahendusel jälgimas ja nii-öelda hammas on heas mõttes verel, et kui terveks saavad, siis tuleb minna asja lappima. 69-45 ja viimased 10 sekundit 3. veerandajast jäävad Leedule. Grigonis, Masjulis Kitsingu vastu. Üsna raskele viskele Kitsing Masjulise sunnib, Jõesaar kõrgel hüppel võtab lauapalli. Treier seda viset õigeaegselt sooritada ei jõua, nii et 3. veerandaja võidab Leedu siis 28-19, nii et kõik 3 veerandaega on läinud kodumeeskonnale. Viimased 10 minutit esimesest kontrollmängust meie koondise jaoks on meid siis veel ees ootamas, aga enne kui see kõik algab, käime ära väikesel reklaamipausi sutsakal. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Suurim valik korvpallivorme ja varustus sinu tiimile. Tule ja uuri, miks rahvuskoondis ja teised tipptiimid on valinud Spaldingu. Vaata spalding.ee.
Kolme veerandaja järel siis numbrid tablool 69-45 ehk siis kui toetuda eelmise kolme veerandaja numbritele, siis Leedu on liikumas siit ikkagi 90 punkti graafikus. Meil nii hästi ei ole ja kui siin veel statistikasse rohkem süvitsi minna, siis meie palli kaotus. Mida on olnud 10, on Leedu saanud 13 punkti. Leedukad ise on teinud 8 pallikaotust, me oleme saanud sealt, võib öelda, vaid 5 ja üks asi, mis samuti hakkab silma, on see, et Leedul on pingilt tulnud 43 punkti, meil vaid 17. Noh, eks need päeva lõpuks need numbrid hakkavadki mängima ja selle skoori sinna kokku kerivad. Ja algkoosseisud siis viimasel 10 minutil, kui Gerg Riisa võtab siit ilmselt ründaja vea välja, lisaks Gerrile tulevad meil Kristjan Kitsing, seal on ka Janari Jõesaar ja loodetavasti saame ka ülejäänud mehed üldpilti. Oli seal vist ka Kaspar Treier, nii on. Ja viies mees samuti kuskil juba ründealas, leedukate Rokas Jokubaitis, Toomas Timsa, Girdas Šukauskas, kes siin hetkel suurde pilti ka võetakse. Ja 2 meest samuti kuskil veel asju ajamas ja need on siis Arnas Butkevitšus ja Gitis Mazjulis ja meil 5. mehena siis Sander Raieste. Jäi veel nimetamata. Oi, Jõesaar. Siit 11 palli kaotus ja no leedukad ilmselt ei jäta võimalust kasutamata ja see kvaliteet on piisav, et neid ülekaalu olukordi korralikult ära joosta, olgugi et täna kiirest 2 lay-upi on ka mööda virutatud. Raieste jääb ette, läheb praegast. Riisa kolmene ja läheb ka see, nii et Gerg Riisa tõuseb 9 punkti peale, kaugvisked 5-2 ja koos Siimsner Venega on nad siis jõudnud 9 punkti peale, aga meie kõige resultatiivsem, võib-olla ka mõneti üllatuslikult, Mattias Tass 12 minutiga 10 punkti koos. Müügimehe mõttes on need kindlasti head numbrid. Ma arvan, et klubid ja skaudid ikkagi neid koondiste kontrollmänge vaatavad. Riisa saab siin natuke jalalaiget, jah. Saab väikse vopsu ja Kullamäe tuleb kohe ka tema asemel väljakule ja Leedu pani ka siit kohe 2 vahetust korraga. Giedraitis ja Tarolis tulevad siis vähem kui veidi rohkem kui minut mängitud. Jokubaitis jätab Timšale. Kitsingu vastu, mõlemad siis särginumbriga 33. Ja Timsa laeb 3, see on lühike ja Treier kenasti blokeerib sealt Tarolis ära ja võtab selle lauapalli enda rüppe. Kohe leedukad 8 peale, Kullamäe. Aga ei jõua nii kiiresti selle palli söötudega sealt surve alt välja, et kuskil peaks ülekaalu olukord olema, aga leedukad on kõik jälle tagasi kaitsepositsioonidel. Raieste, Jõesaar. 3 mööda, kellele lauapall ja nüüd saab selle Mazjulis ja tundub, et Raiestele antakse sealt lauavõitluse olukorras ka veel viga. Ja Sandrile on see täna 3, nii et teine 3 veaga mees, Mattias Tassil samuti 3 kirjas. Ei kuku need meie 3-sed, ei olnud ka muidugi kerge 3 üle käe pidi viskama Jõesaar, aga see valiku tegi, aga kui sa tahad nagu suures mängus püsides, peavad ka need sisse minema. 25-5 on see number. Ja see on siis täpselt, kui mu matemaatika mind alt ei vea, 20%. Giedraitis, Raieste vastu taas siis Baskonia klubikaaslased omavahel. Jokubaitis, 4 sekundit rünnakut mängida. Jokubaitis seal natukene pall käes lappab, lõpuks väga raske vise, paneb selle mööda ja tõesti, Jokubaitis ei ole küll mitte millegi erilisega täna silma paistnud, visked 6-1. Ja noormees tõstab rahulikult ülevalt alla 2 punkti. Noormees nimega Donatas Tarolis just toob siit punktid ära ja Tarolise arvel siis nüüd juba 6 silma. Leedukatel on kõik käevalgeks ka saanud, kui ma ei eksi. Välja arvatud Gitis Mazjulis, kes siis 11 minutiga viskab 2-0 seni veel. Aga Mazjulis on väljakul ja ma usun, et kuskil kuklas on tal see kindlasti meeles. Tema mängib meil siis number 21. Just. Mazjulis siis eelmisel hooajal Hispaania kõrgliigas Bilbao meeskonnas. 6,6 silma ja uuest hooajast siis on tema Riitase mees. Legendaarse Toomas Mazjulise poeg, kes siis võitis Sydney olümpial pronksi, nii et Kossu Verd on sealt edasi läinud. Jõesaar. 2 sekundit, jälle raske vise.
jah, siin ütleme nii, et kukkumisest ei saa väga rääkida, meil need visked kohati on ikka päris raskeks tehtud. Tarolis. Ja siin praegu hästi kaitses, Eesti seisab ka Tarolis vastu ilusti ära. Ja Tiimsa võtab taktikalise veega Kristjan Kullamäe keskjoone lähistel maha. Siin jah, Tarolis läks kalastamas, võiks öelda. 7-10 on siis tänase kohtumise lõpuni ja mäng on tehtud, 73-48, muidugi loota ju võib, aga jõudude vahekord ikkagi tänasel päeval siin Klaipedas on ilmne ja Leedu võtab selles kontrollmängus, tundub, et üsna veenva võidu. Treier, keskpositsiooni vise ja see läheb, nii et Tarolis saab siit 2 punkti sisse. Ja Treier avab siis isikliku punktiskoori. Tiimsa. Tarolis tuleb vasakul äärel katesse, Raieste vahetab kaitses mängijad ära. Martin Torbek, nagu näeme, taustal on seal käteringe tegemas ja täna esmakordselt väljakule tulemas, aga Leedul punkte tuleb ja Toomas Tiimsa 75 on koos ja Tiimsal endal siis 10. Nii et 3 meest on leedukatel kahekohalise punktiarvu kirja saanud. Etšodas neist resultatiivseim 13-ga, Giedraitisel 12 ja nüüd siis Tiimsal 10. Ja kõik need on vahetud mängijad. No jah, kuidagi ikkagi kergemalt tulevad need punktid neile, et meil on ikkagi raske tööga need 50 kokku tulnud hetkel. Kitsing läheb vahetusest välja ja väljakule tuleb meil... Väljakule tuli Tass. Martin Torbek tuli ka, aga tuli vist siis kellegi teise asemel. Tass Treierile ja Kullamäe nüüd uhkes üksituses, kas mitte liiga vaba? Ei ole liiga vaba ja 7 punkti. Kullamäe esimene tavakaugvise täna 7 resultatiivset söötu on siis Kristjan täna andnud võistkonna 15 ligi pooled. Aga visked jah, nüüd 8-2% veidi paraneb. Torbek tuli Jõesaare asemel väljakule. Etšodas ja kohe Torbek saab seal korralik pähkli pureda ja no jõuga Etšodas neid palle paneb sinna korvirõngasse. Etšodas ikka mängib väga enesekindlalt ja tahab ikkagi pääseda selle 14 valitu hulka, kes sõidavad sinna Saksamaale EM-ile. Jah, see Leedu alagrupp siis Saksamaal mängitakse. Ja nagu me teame, siis finaalturniiri play-offid samuti saavad toimuma Saksamaal, aga 4. veerand ja esimene time out. Eesti küll suures pildis, aga meie peame siit minema reklaamipausi. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. 77-53 ja sinna see ekraanigraafikaga kadus, aga need parimad punktitoojad said äsja siin ka ette loetud. Vaatame Eesti meeskonna kolmesed ka üle 27-6%, 22, Leedul on vastupanna 28-9%, 40. Ehk siis seal on ikkagi selge vahe sees. Kullamäe, Treier, Tass. Kas toob oma 12 punkti? Ei toonud hetkel. Ja tundus, et Tass söödu saamise hetkel oli tegelikult juba vaba, aga tundub, et hakkas seal kas Etšodase kätt kartma ja lõpuks tegi selle viskeolukorra endale ikkagi veidi raskemaks. Ja siit läheb nüüd üles Tarolisele ja leedukad hakkavad juba kergelt lustima. Treier, Torbek ja tagasi Treierile, seinamäng käib ja viga tuleb Tarolisele, nii et Kaspar Treier pääseb siit vabaviske joonele. No näitame, et ka meie meestel on hüpet. Ja sööduga Torbek leiab ja Treier siis 17 minutiga täna vaid 2 viset, 2 punkti seni. Ja Kaspar siis lõpetas Itaalias järjekordse kõrgliiga hooaja Sassari meeskonnas,
10 minutiga sel hooajal Itaalia kõrgliigas 3,6 punkti, 1,8 lauda ja Eesti koondises siis debüüt juba mõni aeg tagasi, 30. novembril 2018. aastal, nii et head mitu aastat juba Kaspar, kes tegelikult ju varakult Eestist ära läks. Eestimaa tolmu jalgelt pühkis, on Itaalias ikka piltlikult võib öelda korvpalluriks sirgunud. Ja hea käega ja seda näitab hetkel ka vabaviskejoonet. Aasta-aastalt on ikkagi ka klubis saanud rohkem usaldust ja mänguminuteid. Ja siin nüüd Torvek paneb head survet Zemaitisele, aga Zemaitis vähemalt vähem kui 8 sekundiga saab üle keskjoone. Ja Martin siis jäi ju välja ka viimases valikmängude aknas Eesti koondise lõplikust koosseisust, nii et ma arvan, et Martinil ootab ka ees päris tükk tööd, et sinna lõppvalikusse ikkagi EM-i jaoks pääseda. No, Martinil siin tõestamist on, aga nagu praegust hetkega näidanud oma vähese mänguajaga, et tema relv, see kaitse ikkagi toimib veel. Lekevitšus ja raske viske praegu paneb ära, aga no sellised need Euroliiga mehed ka on ja oleme ju korduvalt ka näinud, et Lekevitšus Euroliigas ei ole mingi mahlamüts, vaid on ikkagi Žalgirise eest aastaid neid mänge ka ära otsustanud. Vaat sellised ongi need rasked visked, mis on meil ka vaja ära visata, kui me tahame siin mängus EM-il püsida. Kullamäe ei tõsta, kas saame laua kätte ja lõpuks Zemaitisest läheb see pall auti, nii et Eesti koondis saab siit uue rünnaku. 79-55, 4,5 minutit ja igal juhul tuleb lõpuni panna ja eks mehed seda muidugi ise ka teavad. Ja Zemaitis saab puhkama. Nii et Leedu poolelt järjekordsed vahetused. Kullamäe. Tassile paremale äärele. Torvek korvi alla ja Taroolise vastu ei tule. Ja kas nüüd teisel katsel ei tule ka sealt, nii et Martinil oli hea võimalus siin neljanda veeranda keskpaigas isiklik punktiskoor avada ja ma siin hirmsasti rääkisin Lekevitšuse kvaliteedist ja nüüd põrgatab lihtsalt tuimalt endale palli vastu jalga. Aga sama kergelt anname tagasi ka kohe. Kontrollmängude võlud. Oleme siin täna igasuguseid asju juba näinud. Lekevitšus. Timša. Ja siin Klaipeda publik ka ärkab ellu. Lietuva kostub, nagu kuulete, siis publiku seast. Martin teeb Eesti koondise viimase vea ära, mis on võimalik teha ja nüüd on mõlemal võistkonnal vead täis. Paneme siis Kristo traditsioonilist triviat ka. Palju publikut täna Klaipeda saalis on? No ma siin silma järgi vaatan, et 3248. Polegi väga hull. 3995 on siis täpsed numbrid. Nii et ligi 700-ga panid mööda ja see näitab ikkagi, et Leedu inimestele korvpall läheb endiselt korda. Nagu öeldud, circa 5500 siis mahutab Klaipedas Viturio Arena. Lekevitšus ja hästi seal Kullamäel praegu käed vahel. Saame palli kätte, kas saame ka jooksma ja Tass jookseb hästi ja jookseb 2 punkti leedukatele ka ära. Ja nüüd saab Tass oma 12. punktis kätte, jah. No, üritaks nüüd selle neljanda veeranda ehk võita. 12-10 läheme igal juhul seda juhtima. Ülejäänud 3 veeranda aega oleme kõik üsna kindlalt kaotanud. Leedu on natukene siin ka korvide viskamisega hädas. 10 punkti siis jah, seni vaid. Kui ütlesin, et Leedu läheb 90 punkti graafikus, siis... Hetkel küll ikkagi nimi päästis välja, et oleks võinud ikka vilistama jätta, aga jube pehmelt tuli hetkel see vile. Rokas Giedraitis siis vabaviskejoonele on minemas. Ja Giedraitis siis ka järgmisel hooajal peaks jätkama Baskonia rivistuses. Möödunud hooajal 29 minutiga ikkagi üks põhimehi, 11,2 punkti, 3,3 lauda ja huvitav fakt siis Giedraitise puhul on see, et juba 2015. aastal, kus juures oli siis 22 aastat koondise laagris, meeste koondise laagris, aga debüüdi tegi alles 4 aastat hiljem siis 2019. aastal ja siis maailmameistrivõistlustel. Nii et pikalt sai praadida, kui sai nii-öelda ikkagi lõpliku särgi selga tõmmata. Aga esimese vabaviske pani mööda ja 2-1, 80-57. Ja siit leedukad kõrgelt ikkagi ei anta armu, olgugi et mängu lõppakord on kõlamas.
Ja siin hästi Gedraitis töötab kaitse tagasi ja noh, kellelt siis ikka parem oleks pall ära võtta kui võistkonnakaaslast Raiestelt. Loodame, et Sander ka saab ikkagi järgmisel hooajal juba Baskoonias veidi paremini pilti. Raieste hetkel ka palliga, Kullamäe. 2 katet sinna Raiestelt ja Tassilt otsa ja hästi leiavad ja muidugi Kristjan Kullamäe ja Mattias Tass juba noortekoondiste aegadel on kõvasti saanud koos mängida, nii et see üksteise mõistmine peaks olema suisa une pealt. No, kui tänases mängus midagi positiivset leida, siis Tass on küll hästi siin sekkunud ja oma need visked ära tõstnud kõik. Mattias Tass 14 punkti, mis seal salata, sul on igati õigus ja seda siis 16 minutiga. Rauno Nurgeril algkoosseisus alustuna täna vastu panna siis 11 minutiga 6 punkti. Ja Mattias Tassi nii-öelda see miinusnäitaja, eestlastel on see kõigil hetkel miinuses, on heas mõttes kõige parem, ehk siis Mattias Tassi 16 minutiga väljakul vaid -4 on Eesti. Nii et see näitab ka midagi. Aga siin lauavõitluses hetkel jäi pehmeks, et arvas juba, et pall on käes, aga Perutis tuli selja tagant ja võttis käest ära. Ja Tassi 4. viga. Nii et esimene mees täna siis väljakul 4 veaga on Mattias Tass. 2.35 jääb siis 4. veerandaja ja mängu lõpuni ka ühtlasi. 28-aastane Donatas Tarolis siis vabaviskejoonel. Tema möödunud hooajal Montenegro meeskonnas Budućnost tuli siis Montenegro meistriks ja karikavõitjaks 12 minutit 6,2 punkti. Ja esindanud siis ka Leedu universiaadi koondist ja 2017. aasta Taipei suveuniversiaadil, kusjuures Leedu alistas finaalis lausa Ameerika enda 85-74 ja päris mitmed mehed, kes tänases koosseisus on tegelikult, olid selles finaalis osalised. Paneme siia kõrvale näiteks ka Toomas Tiimsa. Kullamäe uuesti täiesti vaba ja tõstab teist korda järjest ära vabalt kohalt. Ja üsna vingevabaks on hetkel see mäng läinud ja Kullamäe tõuseb 10 punkti peale. Ja 9 söötu siis Kristjan Kullamäe on täna ikkagi kokku korjanud. Nii et kaksiktuubel on lähedal, selleks on veel 1 söötu vaja. Birutis, aga Kitsing surustab päris hästi praegu korvist eemale. Ega Birutisel nüüd mingit massiivset keha ei ole, millega sinna korvile lähemale minna, aga lõpuks Kristjan Kitsingul ikkagi viga tuleb ja Birutis saab minna vabaviskeid viskama. Birutis täna korra käinud 1-0, see oli see 2+1 olukord. Vabaviskel Birutis eksis. No vanus Birutisel vaid 24 eluaastat, nii et vaadates seda kuju ja neid eelmisoo esitusi Hispaania kõrgliigas, siis tegelikult võiks päris hea ja helge tulevik teda ees oodata. 24 minutiga siis Obradoiros 13 punkti, 4,8 lauset. Need on päris korralikud näitajad Euroopa ikkagi hetkel kõige tugevamas kodusarjas. Ja et seal ikkagi 13 punkti niisama ei viska, et ainult kätte andmist seal ei piisa, et ikkagi mingid head omadused selle mängijal on. Ja jääme siis huviga ootama, mida suudab Birutis sel hooajal Euroliigas Žalgirise särgis. Aga teine vabavise mööda, 81-62 ja oleme siis saanud vahe alla 20. Seda veerandaga jätkuvalt juhime ja Kullamäe uuesti, pane 3 korda hästi Kristjan. Ja tuleb, nii et Kristjan Kullamäe on saanud püssi paukuma 3-5-3, 13 punkti. Hetkel siis meie kõige resultatiivsem Mattias Tass 14-ga. Zemaitis. Ja hetkel viimast veerandaega oleme võitmas, 20-14, siis on viimase veerandaja seis meile. Birutis, no sel korral on Mattias Tass vastas, vaatame, kas saame paremini hakkama. Ja sellest suhtes küll, et Birutis korvile nii lähedal ei saa, aga konksutab lõpuks ikkagi ära. Sihukest viset ikkagi Birutise pikkusel on ikka päris raske ja nüüd väga positiivne sööt tuli siit hetkel, aga ja palli kaotusega see kulmineerub, aga sihukest viset ikkagi päris raske Tassil ka blokeerida. Tiimsa. Uuesti Birutis, no kolmandat korda samas positsioonis ja nüüd tuleb ründaja. Ja nüüd jääb Tass peale. Ja tegi seal tõesti vaba vasaku käega päris korralikult endale ruumi. Oli omadega hädas ja võttis selle vasaku käe appi ja läheb ka nüüd vist pingile või tuli time out. Ja tuleb siit vist tõesti veel time out, nähtavasti Max Vitis selle võtab. Ja vaatame, ehk me saame siin midagi ka kuulda. Kui Viturio Areenalt meil heli läbi lastakse ja vaatame Eesti koondis siis suures plaanis.
no üks üleval on tulemas ja vaatasin, et Sten Sokk seal jalaga ilusti lõi Leedu mingi rahvusloo takti, mis siis parajasti saalis seal esitati, nii et tundis ennast ikkagi professor ka üsna koduselt. Sai täna siis tundub, et puhkepäeva või lihtsalt ei katsetatud, et pühapäeval on uus mäng ja kindlasti seal kõik need kohal olevad mehed saavad oma võimalused. Ma usun ka, et siit ikkagi nende kahe Leedu mängu jooksul kõik mehed läbi jooksutatakse. Täna siis Sten Sokk ja Robert Valge on sellest 14-mehelisest koosseisust eemale jäänud ja 12. mehena siis siin mängu lõpus Martin Torvek on nüüd juba ligi 6 minutit väljakul olnud. Ja üks üleval töötab ja no Kullamäe on siin kõvasti nüüd punkte korjamas ja tõuseb ühtlasi 15 silmaga ka meie koondise kõige resultatiivsemaks. 2.17, kui 45 sekundit on selle sõpruskohtumise lõpuni. Me saame vähemalt pühapäevaks ühe positiivse emotsiooniga, et selle 4. veerandaja me võidame ja siit on hea edasi minna, et annab mängida küll Leeduga. Zemaitis Tassi vastu. Kullamäe läheb seal veidi ähvardama vasakult äärelt, Tiimsaa on päris vaba. Zemaitis lõpuni ja Mattias Tass näitab, et päris nii kergesti need asjad siin Klaipedas ikkagi ka ei käi. Oskame me ka kulpida, blokeerida viskeid siis. Nii et Tassile siit igal juhul praegu kiidusõnad. Kullamäe, kas tuleb veel punktilisa? Mulle tundub, et Kullamäe hetkel tunnetab, aga lükkab siit ikkagi palli edasi ja Kitsik 3 silma, nii et 70 on koos ja täitsa viisakas, vahe tuleb 14 peale. Ja see mäng on tänaseks lõppenud, et lõpp jäi meil päris viisakas ja viimane veerandaeg, mis ta meil jäi siis? 25-15 võidame siis viimase 4. veerandajaga, aga mis seal salata, Leedu võtab ikkagi sellest kontrollmängust kindla ja veenma võidu ja meile näidatakse kenasti murekohad ära. Ja seda kindlasti, et siin ütleme, Leedul mängisid siin viimasel veerandajal need mehed, kes väga palju võib-olla alguse poole ei mänginud, et käisid küll episoodiliselt, aga no see selleks, et ega need ka mingid maalamütsid pole aga me siit saime mingigi tunnetuse, et võib-olla parema rütmi, et hakkasid need viskeid ka kukkuma ja suutsime mingid kohti luua, et vaatame pühapäeval uus päev ja loodame, et tuleb tulisem lain. Ja sul on õigus, Max viitis ikkagi kõik need 12 meest loksutas väga võrdselt läbi. Enim minuteid siis pingiti Rokaski ja Traitis 21 minutiga 13 punkti ja 12 mees siis vähim näiteks siin võrdluseks mängis Birutis, kes käis väljakul 13 minutit, nii et tõesti need mehed mahtusid kõik ikkagi väga väikse raami sisse. Meie pooled siis olgu ka öeldud, enim minuteid Kristjan Kullamäe, 28 väljakul, siis lõpuks sai 2 tuubli kätte, 15 punkti, 10 söötu. Ja nagu öeldud, siis 12 mehega mängis ka Eesti treenerite kolmik ja egas muud midagi, kui pühapäeval uus mäng, paar päeva meestel treenimiseks, puhkamiseks, siis kohtuvad võistkonnad juba Leedu linnas Alituses. See on mõne päeva pärast, algusaeg sama 19.30. Oleme eetris nii Inspiras kui Delfis, nii et tänan sind, Kristo, et pika tee ette võtsid. Jaa. Aga kõikidele korvpallifännidele pea püsti ja võitleme edasi. Ja tänud, et olite meiega. Kohtume järgmistes ülekannetes. Kena õhtut.